ütleme tere hommikust ka teile. Me siin vahepeal hakkasime juba sahmima ja asju kokku panema, sellepärast, et meil on üsna kiire täna. Sõita on oma, palju see oli, kilomeetreid? 550. 550, jah. Et meil on tegelikult algusest peale alates Saaremaal sõitma hakkamisest olnud päris kiire kogu aeg, et sellepärast me ei ole jõudnud ka neid videosid väga teha. Selliseid, kus me siis räägime, kus me oleme ja mis me teeme. Et eks me saame siin jutu taustale hakata panema ka neid, mis meil on kiivri pealt filmitud. Nii-öelda sõiduvideosid. Ja, et hetkel me oleme Oulust kuskil 20 kilomeetrit kagu pool, et leidsime. Ega meil mingit kindlat kohta välja ei olnud valitud enne sõitma hakkamist Helsingist, et kus me täpselt peatume, et me mõtleme, et me vaatasime jooksvalt, et me ei ole kunagi vist nii pikka distantsi läbinud tsikli seljas järjest ühel päeval. Ja see oli kilomeetrid? 600. Et sellepärast me ei olnud kindlad, et kas me suudame nii palju kilomeetrit järjest sõita. Et me ei sõida väga kiiresti, me sõidame kuskil 90-ga, võib-olla 80-ga, isegi siin Soomes enamus me üritame vältida neid kiirteid, et enamus need kõrvalteed on 80 kilomeetrit tunnis, et meie liikumistempo ei ole väga kiire. Need vanad tsiklid, mida rohkem pöördesse ajame, et seda suurem on näiteks õlikulu. Et sellega me arvestame, et kogu kilometraaž meil tuleb ligi 4500 või 5000, et meil ikkagi lõppu need tsiklid vastu peaks, et me väga ei pane neid pinge alla. Ja eile ka, et kuna me alustasime hilja, vaata Soome laev tuli 12-st. 12.30 jõudsime Helsingisse. Opa! Siis me käisime veel Ikeas söömas. Et me saime Helsingi, ütleme, Vantast välja alles kella 2 paiku. Ja lõpuks laagrisse me jõudsime alles umbes täpselt kell 1 siia järve äärde. Et me vaatasimegi mingist tanklas, me vaatasime kaardi pealt, et kus võiks olla nagu mingi kämpingu koht. Vaatasime taha, mingi järv. Võtsime satelliitpildi, vaatasime, et oho, et suke liivarand on ka, et männid, et ilmselt siia saab telgid üles panna. Ja tegelikult ongi täiesti ideaalne koht. Aga muidu see kell 1 öös jõudmine ei on nagu väga hea variant. Et hullu udu tekkis õhtul, või öösel. Ja üsna külmaks selles kõike. See lõpus oli ikka, ütleme nii, et punnitamine, jah. Et see udu, mis tekkis, see niis, kus kuidagi tuli kõik, tegi palju külmemaks selle olukorra. Ja ka kiive läks seest uduseks. Et võiks ikka olla niimoodi, et me jõuaksime laagrisse iga õhtu mingi vähemalt, ma ei tea, 9-10 või täna me ilmselt peame 8 tulema kohal. Selles suhtes pole probleemi, et õues on kogu aeg valge, et ega siin pimedaks ei lähegi. Et see nagu aitab väga palju kaasa, et kui oleks täiesti pime ka veel, et siis oleks... Ja muidugi, kui täiesti reisi algusesse minna, kui me hakkasime Saaremaalt, sõitsime ise Ratla kandis, vaataks suht hullu vihma tulema. Et Muhus oli ka, siis me mõtlesime, et kui me nüüd praami peale jõuame sinna sadamasse, et kas sel hetkel sajab vihma, et kas me saame kogu selle sahmakumale kaela. Et kui me selle järjekord siis ootame nii-öelda, et samal ajal saab vihma, aga õnneks sadamas oli okei. Ja eilne päev Soomes oli täpselt samamoodi. Et kogu aeg mingid pilved olid õhus, mõtlesime, et kas see tuleb nüüd meile peale, kui palju me saame ja kui palju me ei saa. Ja siis üks hetk me nägime, et ees on väga tume pilv, siis me mõtlesime, et okei, et tõmbame endale vihmakombed selga. Aga kuna me ei olnud kumbki varem, ma neid kombest selga proovinud isegi mitte, et siis meil läks selle sahmimisega nii kaua selle aega, et lõpuks see pilv oli jõudnud eest ära liikuda, et me saime selle pilve ääre natukene, saime lihtsalt ära katsetada oma kombed, aga üldiselt me nagu väga palju vihma ei saanud üldse eilsel päeval. Praegu ega siin väga nagu mäed on niimoodi, et see sama, et me neid kiirteid nagu vältisime, panime GPS-i kohe selle, et väldi kiirteid. Et siis me sõitsimegi nende kõrvaliste, suht paralleelselt, vaata, läheb kiirteega. Aga siis ka väike tee, kus on ikka mõned asulad vahel ja see pluss on, et teegib kogu üles alla niimoodi. Kiirtee läheb üsna niimoodi sirget, see on läbi kaljude raiutud ja niimoodi. Väga ägedalt. Aga me käisime ikka üles alla ja sinka-vonka nagu. Et see sama, et kes tahab nagu matkale minna, pangegi me panime Google Mapsis just selle sama, et väldi kiirteid ja siis ta vaatab, et kui kuskilt lähedalt läheb mingisugune teine tee, kõrvaltee nagu, et siis ta suunab sealt läbi. Tänane sihtpunkt on siis Ivalo River Camping, et seal on meil üks väike campingu majake kinni pandud. Et loodetavasti saame seal dussi all ära käia.
äkki saame mingeid asju kuivatada, kui on vaja. Et täna me ilmselt saamegi natuke vihma kaela. Ahoi! Ahoi, Koprauno! Ühesõnaga, me oleme jõudnud nüüd Ivalo River Camping. Madis teab täpselt, kus see on. See on täpselt 250 kilomeetrit Rovaniemist põhja poole. Ja nagu nimi ütleb, siis see on nii jõe ääres. Ja kuna meil on nii ideaalne laud olemas, siis me mõtlesime täna, et me hakkame putru tegema. Ja et natuke romantikat teha, meil on ka küünlad kaasas. Ja tikud. Ühesõnaga, me oleme kämpingus, mitte ei ole telgis. Kuigi ilma poolest ma võiksin öelda, et võrreldes siis eilse õhtuga, ma võiksin hoopis eile olla kämpas ja täna telgis. Täna on nagu täiesti õhtuks klaarist täiesti ära, praegu pole mitte ühtegi pilve taevas. Kell on muus juures, kell on 10:30, kujutate ette. Õues on täiesti valge. Ja umbes nagu päev oleks Eestis. Ja tatra putru hakkame tegema siis. Ja meil on konservid ka, ma ei tea üldse, mis konservi sinna pannakse. Paneme... Vürtsine sealiha. Jah. Sul oli? Mul on siin näiteks veiseliha omas mahlas. Ma arvan, et võtame, valime ühe lihtsalt. No paneme sealiha. Ei. Okei. No paneme sealiha. Sealiha. Ütleme niimoodi, et mida rohkem nagu siia poole jõudsime, seda huvitavamaks läks vaata. Tulid esimesed põhjapõdrad nii-öelda. Ma ei teagi, palju me neid kokku nägime tänase päevaks. 3-4. Isegi rohkem, ma arvan. Ma nägin ühte valget ka. Sa pole valget ma vist magasin maha selle. Aga jah, et seda, mis me nende põtradega vaatasime, et nad on hästi sellised rahulikud nagu. Et kui Eestis on mingi loom läheb tee peale, siis ta jookseb sealt kiirelt läbi. Aga need Soome põdrad, põhjapõdrad vaikselt vantsivad seal tee peal. Lihtsalt üks põhjapõder jalutas keset teetelgjoont edasi. Me sõitsime mööda, ta ei teinud väljagi. Jah, me läksime umbes 2 meetri ausilt mööda. Et nad on harjunud nende autodega nii ja nad ei ole nii ergud, et nad väga rahulikult jalutavad. Me saime kõvasti vihma täna, et eile ei ole nii palju vihma saanud. Ja mul, meil on mõlemal vihmakombed, aga minu jalanõud peavad nagu vähem vett kui Siimu jalanõud. Eks mul ligunes üks jalg täiesti läbi, et mul nagu liigutasin varbaid saapa sees ja kõik lirtsus. Et seega me täna käisime Motoneti poes jälle Jyväskyläs. Jah. Või Rovaniemi. Noh, Rovaniemi. Üks kahest. Rovaniemi Motonet, jah. Ja mina sain ennaks endale saapa kaitsmed, siis Siim mõtles, et tema taktika, siis kuna mina asti viimased ära, siis Siim mõtles, et ta teibib omal MacGyveri teibiga jalanud kinni, et siis tean, et rohkem meekindlamaks. Kui peaks nüüd juhtuma, et tuleb mingit sadu peale jälle. Ja me ei ole homset ilma veel vaadanud. Teine variant on see, et panna lihtsalt kilekotid saabasti sisse. Et vähemalt jalad jäävad kuivastu ja ma ei tea, kui palju nad seal hauduma hakkavad niimoodi. Et mul on plaanis oma tsikkel teha ka natuke siis külma, ilma ja vihma kindlamaks. Näiteks ma saan teipida, mul on igasugused tõutusaugud siin kätte kaitsmete, et need ma saan siit teibiga kinni panna. Ja ma mõtlesingi, et võib-olla ma siit panen teibiga kinni, et mul seda nii palju seda külma õhku ei tuleks keha peale, et Siimul on hästi suur esiklaas. Ma ei tea, kas see praegu kaadris on, aga mina olen nagu rohkem mõjutatud sellest ilmast, et kuna mul klaas on hästi madal, siis mul nagu pea ja ülakeha on ilmastiku tingimustel rohkem avatumad. Homme avatakse turistidele Norra piir ja me üritame selle piiri siis ületada. Ja homme me telgime jällegi olenevalt ilmast, et meil on ka variant, et kuna see on jälle selline camping, kus on võimalik siis rentida, aga ilusa ilma kohal on see ka telgiplatsid olemas, et pigem võib-olla kasutame seda varianti.
tere hommikust! Meil on mitmenda päeva hommik. No puusad paneks mingi 4. Mingi 4. päeva hommik. Me oleme jõudnud Norrasse. Older fjordi ääres oleme praegu siin campingus. Older fjord. Vaata kaardi pealt, kus see asub. Siit. Et eile siis ületasime Soome-Norra piiri. Kui oli siin küsimus, et kas üldse saame siia, et vahepeal tehti piir nagu lahti, aga hiljem meil mingi nädal tagasi selgus, et see piir tehti lahti ainult siis soomlaste ja norrakate vahel, ehk siis muu rahvas nagu ei saanud liikuda niimoodi vabalt üle. Aga eile ei olnud mitte ühtegi piirivalvurit. Eile väga hästi saanudki aru täpselt, kus see piir on. Et õnneks leidsime selle Norda sildi ikkagi üles, et saime paar pilti teha. Soomes ei tulnudki vihma. Hommikul oli täiesti pilvitu taevas, mõtlesin, et nii, nüüd ongi terve päev mureta. Terve nädal mureta. Siis jõudsime Norrasse, siis tulid kerged sabinad. Natuke tibutas. Ja õhtul nägime, et eespool on ikka päris hull ilm. Mõtlesime, et kas tuleme veel edasi või jääme sinna. Aga siiski otsustasime oma vihmariided selga tõmmata. Siim tõmbas endal kilekotid jalgade otsa. Sinised haiglasussid, passid välja. Ja siis tulime ikkagi päris korralikust vihmast läbi. Et ütleme, vaatasime radari pealt, et tegelikult need pilved liikusid meiega kaasa, et me sõitsime kogu aeg selle sama pilve sees enam-vähem. Vihmapilve sees. Ja muidugi teed läksid aina huvitavamaks. Eriti mulle meeldib üks vaade, kui me enam-vähem jõudsime siia. Siis oli selline org oli ja mäed olid. Ja päike kuidagi paistis niimoodi, et oli nagu õrnud selline udune või niimoodi. See on video peal olemas ka. Saab näidata. Ja muidugi teed on põnevamaks ka läinud, rohkem üles alla, teed on kitsamaks läinud, kurvilisemaks läinud. Et eile õhtul ka, et kui siin päris kurviliseks need teed läksid ja tee oli märg, vihma sadas, ei julge nagu väga gaasi ka peale anda, et no ei tea, mis hetkel ta nagu alt ära läheb. Ja kui ta võib alt ära minna, siis on üsna probleem, sest siis on mu küljekohvir puruks ja siis on terve tee minu putru täis ja kus ma siis oma asjad panen kõik. Oma pudrud, nagu me täna hommikul siin söön. Ja muidugi põhiline. Eile sai ka lant ette visatud. Ma ei oleks uskunud, et me siit mingit kala saame. Et see vesi on nagu nii-öelda mõõna aeg oli. Vesi oli hullult madal. Mulle tundus justkui selline madal vesi läheb mingisugune, ma ütlen 100 meetrit sinna, et nii-öelda see kallas, et kus see kala seal nagu siis olla saab. Aga võta näpust. Võta näpust, tulime suure saagiga koju ja kalad läks potti keema ja tursalised. Saida öeldi mulle. Vitsutati alla. Et jah, tervitusi Naadel Jaanile, kalarände. Kõige suurem. Opa! Et see oli jah, väga okei. Et tegelikult oli siis 4 tükki tuli kokku. Nagu ühe vaata lasime tagasi, väiksena. Paar tükki olid veel otsas, aga pääsesid ära. No need olid, ütleme, 10 kilosed. Sellised olid võib-olla, jah. Lühed mulle, kui ma kaugelt vaatasin. No silma vahel oli selline. Ma vaatasin, et vaalalised võib-olla. Ja tänane plaan on siis Nordkapi minna. Meil mingi 128 kiltsi oli või. Vallutame selle tipu ära. Ja siis hakkame juba mööda lääne Norra rannikut nii-öelda siis lääne poole minema tähendab. Ahoi! Ütleme niimoodi, et meil on hea meel,
ja oleme jõudnud oma reisi ühe, ma ütleksin, et kõige suurema peaeesmärgini. Meie reis kannab nime Nordkapi Saaremaalt ja me oleme siin kohal. Ehk siis Euroopa kõige põhjapoolsem punkt on vallutatud. Ja kui võiks arvata, et põhjas on hästi külm, siis praegu on niimoodi, et telefoni see ilma äpp näitas, et meil on 16 kraadi sooja. Meil on ilmaga jõhkrad vedanud, meil on päike väljas, ei ole vihma ja tuult on väga vähe. Ideaalne ilm, mille ajal siis külastada Nordkapi viimast punkti nii-öelda. Ja nüüd me hakkame siin maailma ääre peal süüa tegema. Mis meil menüüs on? Madis on peakokk täna. Meil on täna, teeme kõigepealt kohvid ja siis tatra koos veiselihaga omas mahlas. Et peaks tulema üsna maitsev lõunasöök, kuna me oleme siin hommikusöögist on juba päris palju möödas. Oleme siin Nordkapil aega veetnud, käinud siin muuseumides, siin on kino. Nägime, milline Nordkap näeb välja erinevatel aastaaegadel, talvel on siin hoopis teistsugune vaatepilt. Et võime öelda, et meil on praegu Euroopa kõige põhjapoolsemad inimesed, kes kohvi joovad. Jah. Imeline vaade. Mäed. Meri. Sellises kohas lõunat süüa. Ise valmistada süüa. Kohvi juua. No super. Super luks. Ilmaga on eriti vedanud. Ega me siin vihmase ilmaga ja tuulega väga ei teeks väga midagi, ma arvan, aga praegu on täiesti super, täiesti tuulevaikne. Ja teed siia ka imelised, lihtsalt ronid üles mootorrattaga mäest, kurvid, vägev. Ja piletikassas müüja küsis, et Finland. Ma ütlesin, no Estonia. Eesti või? Ehk siis ta on piletimüüjale eestlane Tallinnast. Ja ütles just, et eile. Ta ise ka eile jõudis siia, kuna piirid tehti eile lahti, siis ta eile tuli ja täna, sest on siis juba kohe tööl. Ja kui Nordkap oli meil nüüd siis reisi selline põhiline eesmärk, siis võiksime öelda, et meie nii-öelda järgmine sihtpunkt või eesmärk, mida vallutama minna, on Lofoten. Ehk siis see on sinna, no hakkamegi siit Nordkapist läheme nüüd tagasi ja siis hakkame mööda seda nii-öelda rannikut, Norra rannikut minema lääne poole kuni sinna Lofotide poolsaareni ja võib-olla satume ka Senja saar oli see või? Jah. Senja saarele. Homme jõuame Tromsøsse, seal on meil hotell võetud. Seal on rohkem aega plaani pidada, võib-olla. Seal peame plaani ja vaatame, kuidas me tagasi hakkame Eesti poole liikuma. Räägi, mis plaan on? No, kas ei ole iseenesest mõistetav, mis see plaan on? Vaatame üle siis Norra veekogud ka. Tundub, et siin on suht madal, ma ei tea. Tuleks on keskele välja käima. No peakad. Kõige hullem polegi. No siin on juba külm. Näe? Näita nüüd. Mis see temperatuur võib olla? Mis temperatuur on? Mingi 6, 7.
eile me ei ole siis sellist nagu jutuvarianti teinud, aga me jäime siis pooleli põhimõtteliselt üleeilse õhtuga, kui me Nordkapist ära tulime. Nordkapis tegime pikniku ja nüüd siin sõiduvideote ja piltide vahele räägime siis ka, mis vahepeal toimunud on. Et Nordkapist me tulime ära ja läksime ööbima sellisesse kohta nagu Alta, enam-vähem Alta lähedal. Alta lähedal, jah. 15 kilomeetrit enne Altat mere äärde. Teine Eesti mees siis andis meile sõnumiga teada, et ta jäi ka sinna Alta juurde nagu ööbima, et kui meil endal kindlat sellist plaani ei ole, et siis me võime tema juurest läbi minna või jääda ka sinna, et ta parkis ennast mere äärde, leidis sellise koha, kus saab natukene lõket ka teha ja selle plaani me nagu endale võtsimegi. Alguses nagu vaatasime seda kämpa, mõte oli ka, aga kuna ilm ikkagi tundus, et jääb õhtule selline päikesepaisteline ja ilus, et siis ei hakka raha maksma ja oleme oma telkides. Ja ühesõnaga jõudsime sinna mere äärde kohale. Seal hakkasime siis vorsti grillima. Jah, meil oli tee pealt tanklast kaasa ostetud hot dogid ja saiakesed ja barbecue kaste, et sai siis lõkke kohal grillitud hot dogi. Seal siis tegime väikese kalapüügi ka veel, näitame pilte teile, kell oli 12:30 öösel ja ikka valge on. Täitsa selline pilvise päevavalgus, ma ütleksin. Aga sel õhtul me kala ei saanud. Aga siis hommikul pakkisime asjad jälle kokku ja keersime rattad Tromsø poole. Ja ilm oli hommikul oli väga palav, et kohe kui tsikliriided selga saime, et oluline, et kohe minema panna, et saada natukenegi jahutust sellest tuulest, mis sõidu ajal tuleb. Ja siia Tromsøsse kilomeetrit, eile siis sõitsime 400. Täpselt 400 kilomeetrit, jah. Jõudsime hotelli ja siis käisime selle sama teise Eesti tsiklimehega, tema oli teises hotellis ka Tromsøs ööbis. Käisime õhtul pubis ka. Tegime seal ühed õllenadid. Ja minu jaoks oli kõige kallim õlu vist, mis ma olen üldse oma elus joonud, et see 110 nokki maksis äkki. 9,99 äkki läks eurodes. 10 euri. 10 eurot, jah. Ega me seal kõik istusime oma selle ühe õlle taga seal üle tunni aja võib-olla, et niimoodi väikeste söömude kaupa. Ja hommikul oli meil vaja üsna kiiresti liikuma saada, sest meie reis on saanud natukese siis muudatuse ka selle näol, et me oleme tulnud uude kohta, mille me muidu pidime välja jätma Senja saarele ja Senjale tulime praamiga siis. Saimegi selle 3. tsiklimehe uue tutvuse käest siis hea idee. Tema ütles, et tema läheb praamiga Senjale ja sealt edasi omakorda praamiga Lofotenile. Muidugi üks asi praami peal meile väga meeldinud, kui me tsiklid ära pargiti sinna, meile tundus, et need kuidagi pargiti väga valesti niimoodi, et me pidime seal ise natukene hakkama ümber tõstma asju. Seal oli üks väga naljakas onu, kes ütleme nii, et viipekeel oli tal selge, ta väga hästi kaugelt sai aru juba. Järjekorras sõitsime ettepoole, siis rahulikult seal, nii kuidas järjekord näitas, järsku vaatame, et see, kes nii-öelda juhatas seda praami peale sõitmist, näitas meile niimoodi tsiklimärgid, teie tulge siia, sõitke siia, kõik jalgratturitele omad märgid kaugelt, näed, jalgrattur siia, pargi siia ja aga ütleme nii, et ega ta väga ei teadnud, mis ta teeb, et tsiklid olid väga halvasti paigutatud, jah, et tõmbas koormarihmaga, tahtis kinni tõmmata, aga ta tõmbas nii-öelda mitte jala poole, siis et stabiilsemaks tõmmata tsikkel, vaid tõmbas jalast eemale, et sellest ei ole mitte mingit kasu tegelikult. Aga me ei hakanud temaga seal vaidlema ka, ja ta ise hüppas kohe meil tsiklite selga, et nii, ma näitan teile nüüd, kuidas pean aja, et seal praami peal möllas, aga õnneks olid rattad püsti. Aga rattad jäid püsti, mis on põhiline. Jah, ja nüüd me oleme siin Senja peale siis kohal ja Senja saare kohta on nagu väga palju tegelikult soovitatud juba Eesti tsiklifoorumites oli, et mingi kindlasti Senjale ka, kui te siia kohta satute. Siin ongi suured mäed ja sõidad siin nende mägede vahel ja siin on väga võimsad vaated ja kusagil netis on mingisugune Norra lehekülg olemas, kus on välja toodud siis erinevad teed, mis on Norra nagu kõige paremate vaadetega teed ja just see sama Senja põhjarannik
on seal tabelis nagu välja toodud, et huvitaval kombel seda Lofootide kohta nagu seal ei pidanud olemagi, Lofootide teed nagu. Nii et aga me oleme siin üsna saare alguses. Me teemegi oma hommikusööki siin, mitte lõunasööki, sest hotellist tahtsime kiiresti minema, saada praami peale jõuda. Ja nüüd lähme siis seda Seinja saart avastama. No tere hommikust. Viimane hommik väljamaal, välismaal. Me oleme Soomes. Oleme Oulust tulnud allapoole, lõunapoole, mingisugune 80 kilomeetrit äkki. Helsingisse on jäänud sõita veel umbes 530 kilomeetrit, mille me siis kavatseme täna õhtuks ära sõita. Praegu on kell 8:30. Et viimased päevad ongi siin läinud rohkem sõitmise tähe all. Et kõik sellised 500 pluss kilomeetrised päevad. Need viimase jutuajamise me tegimegi sealt Seinja saare pealt. Ja vahepeal oleme siis liikunud sinna Lofootide poole. Lõpuni me ei ole läinud kusagile sinna algusesse või poole peale. Läksime sealt, keerasime siis nii-öelda maismaa peale tagasi. Ööbimise tegime seal. Ja siis keerasime maismaa peale ja tulime ühe jutiga üle Norra ja Soome piiri. Sõitsime üle piiri, sealt mõned 10 kilomeetrid edasi, siis jäime ööbima. Leidsime ühe nii-öelda laavu koha siis, mis on midagi taolist, nagu on Eestis need RMK platsid, et lõkkekoht ja seal oli väike katusalune. Ja tõesti juhuslikult saime kokku veel teise Eesti tsiklimehega, kellega koos olime Norras ka. Seal kohtunud kellega, et tema siis ööbis ka seal nii-öelda ja me sattusime täpselt sama koha peale. Ja siis lähemale jõudes vaatasime, et juba on lõkke üles tehtud ja keegi on seal ees, et peame hakkama mingit järgmist kohta veel otsima, et üldse ei tahtnud, kell oli juba päris palju ka. Siis vaatasime, et oi, see on ju seesama meie tsiklisõber, kellega me varasemalt oleme kohtunud. Ja siis jäimegi sinna. Seal Lapimaale telkima probleem oli muidugi seal sääskedes, et tohutu parv sääske oli kogu aeg ümber, et see oli päris raske. Ja siis meile hommikul oli ka selline korralik sõidupäev, kus me sõitsimegi siia praegusesse sööbimiskohta välja. Et kilomeetrid oligi seal mingi 530 umbes. Ja nüüd on siis viimane hommikusöök nii-öelda välismaal. Pakime kokku, paneme Helsingi poole teile ja kell 19.30 läheb meil juba laev Tallinnasse. Ja siis madiseb Tallinnasse, mina jään ööseks ka veel sinna ja siis homme hommikul sõidan Saaremaale. Eile oli üks selline ärevam moment, kus minul sai küte otse ja sai keeratud siis reservi peale. Peaks saama seal mingid 10 kilomeetrid veel sõita, aga millegipärast see reserv lõppes ka jube vara ära, aga hiljem mis oli ühesõnaga, vaatasime kaardime tankla välja, veeresime sinna kuidagi kohale. Ma veel hoidsin tsiklit viltu niimoodi, et kraani poole kaldu, et ta võimalikult lõpuni saaks ära võtta. Jõuame tanklasse ja selgub, et see on ainult rekkameeste tankla, kus müüakse ainult diislit, millega meil ei ole nagu midagi teha. Aga siis mul tundus asi sel hetkel natuke lootusetu juba minu eest. Ma mäletan, et järgmine tankla sealt edasi oli veel mingi 50 kilomeetrit. No mul pole probleemi, et ma saan paagiga kuskil 500 kilomeetrit sõita, et mõtlesingi Siimule, et pole hullu, et ma olen käinud tanklas ära. Ma olen toon siis kanistriga sulle kütet. Aga siis vaatasimegi kaardi pealt järgmise tankla välja, aga õnneks oligi seal mingi 2,1 kilomeetrit. Et siis ma sõitsin jälle viltusena natukene edasi ja tanklasse ma jõudsingi sinna nii-öelda automaadi juurde, et
ratas niimoodi turtsus ja purtsus ja täiesti aurude peal niimoodi. Aga tal ikkagi paagis, kui ma täis lasin, läks 14 koma midagi liitrit ja paak on 18 liitrit, nii et 3 koma midagi liitrit on kuidagi, mida ta kätte ei saanud, ma ei tea, see on mingi sodi või paagis alla või midagi. Et noh, seda saab nagu uurida. Aga muidu mingid jamasid olnud ei ole. Tööriistu pole veel siiani välja võtnud. Võiks arvata, et ei võta ka enam. No nüüd oleme juba kodule lähemal ka, et nüüd kuidagi on selline turvalisem tunne, et kui midagi juhtub, et siis pole nii hullu ka. Aga ega siis midagi, kui näeme järgmistel reisidel. Järgmine aasta siis juba kuskil lõunas.